kui see 75 ehitati, siis peale 76. aastat seda vahet siin enam puhastatud pole. See on siuke pask vahel. Ma pean selle siit kuidagi ära kaapima ja siis saab puhtaks teha. Kusjuures see on väga hea. Väga hea mõte. Ja kohe ma ütlen, miks. Sellepärast, et no saate nüüd viimast korda vaadata, kuidas ta näeb välja, kuidas sitane on. Ei töötajaid. Seda... Aga see on juba järgmises osas. Järgmises osas, kuidas me selle käima paneme. Ja siis on vaja vaadata, kuidas ta käima hakkab. Sest noh, täna tuleb ilus päev, ütleme nii. Väljas on 11 kraadi sooja ja ma võtan survepesuri ja lasen selle paadi puhtaks. Teen töö ära. Ja siis homme saab selle mootori käima panna ja õli ära vahetada ja sealt nipet-näpet, mis on vaja teha. Vaadata need voolikud ja värgid ja peab natukene rohkem selgeks tegema, sest vanad kalurid tahavad aidata küll igat pidi, aga siin on üks suur aga vahel, sellepärast, et need vanad kalurid on kõik 75 pluss, 96 näisk ühelt maalt ära, juhtub midagi nendega, siis mis saab minust, kui ma muhvigi ei tea. Sest mulle ikkagi meeldib selle mootori jääl, see on nii fantastiline vana alus, et ma tahan ikka seda hoida nii kaua kui võimalik ja sellel on remont ka just tehtud, kapremont selle mootoril. Siis ma arvan, et kui ma suudan hoida siin õli vahetada ja vaadata, et tal ikka vett peale tuleb, siis peaks olema kõik 5 pluss. Ütleme nii, kuigi ma ei ole veel pihta saanud, kus ta seda vesi tal on värske vee see, aga kus see vesi sealt kuskilt, see on mingi teema peab olema, ütleme nii, aga noh, selle ma selgitan juba järgmises videos välja, ütleme nii. Täna vaatame siis, kuidas muidu läheb ja mis siin on jah, raiske, ütleme nii, et see on ikka 5 sentimeetrit. Ja siis alt on 12. Et nii on. Saab järgi proovida. Saab ilusti puhtaks teha, eks te siis näete juba, mismoodi ta siis välja näeb. Mis saab. See siuke ilus, ta on nagu hästi sombune ilm on. Siis eile saates vihma ja hästi sombune on. Nii et ma arvan, et see tõmbab ilusti, praegu tõmbab selle paadi puhtaks survepesuriga. Ja ongi kõik väga hästi, saab ära pesta ja mootori lasen ka arvata vist üle ja sealt need on kõik ju sitased. Ma ei tea, siin on mingid juhtmed lähevad, aga ma ei tea, mis juhe, see on vist pumba juhe seal all on. All on ju pump on ju, mis pumpab vett välja. See peaks siis kuidagi siit toimima niimoodi. Sellest nupust ma sain aru. Jep. Tuletab. Kõik töötab. Nagu kella pealt räsi. Päris jurakas pump on seal all räsi. Ma pean ennem selle harjaga selle suurema pasa siit ära pühkima, sest ma ei tea, see pump on küll suur seal, aga ma ei kujuta ette, kas see pump räis kõik seda krabipaska välja võtab siit. Aga võib-olla võtab. Meil vanasti suure laeva peal olid spiraalid, need viskasid 300 tursa ka minema. Vaat. No ega selge, eks ma tööle hakkan siis juba näete. Leidsin ühe osa veel. On see roolisüsteem. Ma ei tea, mis see siin on. Siit läheb mingisugune voolik. Siin on kütus. Kütuse pütt on.
see küll nagu eriti suur ei ole, ma ei kujuta ette. See kütusepitt on küll mingi 10 liitrit ainult. Siin võiks küll nagu natukene suurem olla see raastevabast. Punn on ka siin. Punn on ka siin all olemas. Huvitav, kas see nüüd on, see on siis pumbaama ja see on siis, see suur voolik on siis ütleme nagu summuti siis mingi eesti keeles on. Need osad on kõik mädad. Need võib seda vist ennem ei saa lammutama hakata, kui värvida saab, sest siit arvatavasti tuleb terve see osa kõik maha. See oleks vaja uus panna, ütle. Oota ikkade siia võib-olla, siin on päris palju ruumi. Siia võib mingi selle teha panipaiga. Siia üldse võib-olla tuleks ehitada natukene siia võib-olla tuleb isegi ehitada mingi panipaik, et siit äkki tuleks siiani välja ja siit läheks sinna, et siia saaks näiteks võrke panna ja siia pole täpselt samamoodi, et siin võiks ju mingi paun olla, mis tuleb näiteks siit selle külge siia enne. Nojah, kuidas ise käima hakkad, siis selle peale ma ei tulnudki. Siit on ju tegelikult hea püüda kohe. Aga noh, ega sa siin suurt nagu ennem teha ei saagi, suvel ütleme niimoodi. Mis varakevadel, ütleme märtsis, aprillis on juba 20 kraadi sooja. Siis saab teha. Praegu tuleb lihtsalt leiutama projekti teha, sellepärast Ecolai, suur 9-tolline Ecolai tuleb siia panna, see maha keerata. Saan üldse aru, mis sinna. Siin on mingi juhe, see vist on kaitsmega. Võiks ju olla. Siin on mingi kaitse vahel. Siin on olnud mingid kaitsmed. Ja vaatan teist, no see käib küll, ütleme niimoodi, et siin peaks olema läbi jooks, nii teoreetilises mõttes. Ma olen siit juba hunniku sitta välja võtnud ja siis ta peaks ju siit jookseb on ja jookseb siia alla kõik see vesi, mis sealt tuleb ja sealt läheb pumpa. Aga noh, ma arvan, et see viimane kord, kui see 75 ehitati, siis peale 76. aastat seda vahet siin enam puhastatud pole. See on siuke pask vahel. Ma pean selle siit kuidagi ära kaapima ja siis saab puhtaks teha. Ja see on ju kiilu osa siin, siia peab kuidagi saama ju seda võtti panna. Sellepärast hull tünn võtti tuli kaasa. Siin on mingi kork. Aha, see käib lahti. Ja seal võib-olla käibki võtt sinna sisse siis. Et see võib olla täitsa tõenäoline. Et see on võlli osa, sinna läheb võtt sisse. Aga selle rooli, ma ei tea, sinna võib-olla läheb õli. See on siuke päris oluline osa, kui see kinni kiilub, siis on küll perse. Ütleme nii. Eks ma puhastan, ütleme nii, siis
mingi moment näete, kui puhtaks ma selle sain esimese urraaga. See on esimene urraa. Siis tuleb selle, minu arust on siit seda selle boksi värviga värvitud, mis kõvaks teeb. Pean täitsa uurima. Ega värvima üle selle boksi värviga. Aga see vist tahab, et oleks 10-15 kraadi sooja, nii et ennem ei saa ja see plaat on ka süke. Ei tea üldse, mis siin all on. Tundub, et see vist on täitsa tühi. Ei tea kaugele see kuradi bassein läheb sinna. Aga see lõpeb ära siit. Mul on süke tunne, et see on ju täitsa nagu siis mingi panipaik võiks ju olla. Nad on lihtsalt selle kinni lappinud. Siin on ristpeaga kruvid, et see tahaks nagu lahti kruvida. Ja siia võib-olla mingi luup panna hoopis, et lahti saaks võtta. Et tahaks näha siia alla, mis siin all on. Võt. Aga selge, kohe peaksid tulema need vanad tegelonskinid. Ma kaeban edasi selle vahe, proovin selle sitasid kõik ette saada. Siis saab siia surnupesuliselt siit alt puhtaks lasta. Võt. Nii on lood. Tegutseme edasi. No, nagu ma nüüd tähele panin, siis siin on tööriistakast on siin ja mis ma tähele panin on see, et see on ju lahti täiesti. Nii et põhimõtteliselt ma ei tea, miks ma üldse mõtlesin selle peale, et siin midagi jeblama hakata, seda tõstad lihtsalt maha. Kusjuures see on väga hea mõte. Ja kohe ma ütlen, miks. Sellepärast, et kui teistel nendel paatidel, mida ma vaatamas käisin, minu missioon oligi saada alus, mis on täiesti lahti. Siis teistel paatidel oli ju siit hakkas roolimaja, siit kuskilt. Või siit poole mootori pealt ja siis oli siit tuli üles siuke kitsakas mootorimaja. Kõikidel neil. Ja eest oli ju kõik kinni, nii et see teki osa oligi siin, ütleme, meeter sellest tammist, kui tal tamm peal oli. Ja nüüd ma saan igale poole ligi ja täiesti rahulikult. Et see on väga vinge. Ma olen sellega väga rahul. Kas ma lülitasin selle välja. Siit saab ülisti nüüd puhtaks kõik lasta igalt poolt. Ja ma olen enam-vähem juba juhtmestiku kõik selgeks omal teinud, kuidas see asi käib. Ja siin ei ole ju nagu suurt mitte muhvigi. Starteri kaabel ja massikaabel ja siis on siia tuleb see nuppude kaabel ja ongi kõik, ega siin suurt midagi ei ole. See kõik on ikka väga mehaaniline. Seal on mingisugune see on vist jahutusvedelik seal all. Jah, see on jahutusvedelik. On ju niimoodi, et see on jahutusvedelik, arvatavasti jookseb sealt, seda jookseb ju läbi. Seda jookseb kuskilt väljast läbi. Nii et see on jahutusvedelik. Selle saab siis kinni panna. Et siin on kõik nagu 5+ selles suhtes. Ei ole siin üldse mitte midagi keerulist. No maha tõstmise suhtes on see teema, et ma ei tea, kas ma viitsin teda maha tõsta. Pole nagu mõtet teda maha tõsta, kui tal on kapremont just tehtud, et sest see tuleb maha võtta. Ja nüüd on näha ka, et näed, see alumine, siin on see 2 põlli. See suurem siis läheb arvatavasti keleka peale ja see alumine läheb siis selle kuramuse hydraulikapumba peale.
ja nii lihtne ongi. See meeldib ja mis siin teispool siis on, teispool pakkuda on, teispool pole suurt sittagi, näed, starteri kaabel polegi. Kohe vana jõuab, vana laseb, tõmbab teist suurt kuradi küna üles. Ja siis kõige hullem on see, et ta tahab veel minna ühte laeva vaatama. Ma ei tea, miks seda laeva vaja veel on, kui on selline olemas. Ja ta tahab ühte suurt laeva osta ka veel, kalalaeva. Ma ei tea, mis mõte sellel on. Ta on ise juba 75, kas tahab seda mulle osta, siis ma ei tea. Me ei saa nagu pihta, aga noh, raha neil on. See järelikult võib teha siukseid asju. No saate nüüd viimast korda vaadata, kuidas ta näeb välja, kuidas sitane on. Ei töötajaid. Läheb puhtaks küll, nagu toitikas. Ongi uus, ütleme. Ja, siis ma hakkan tööle. Mootor puhas! Kohe näed! Minu tutikas! Vabrikust välja tulnud! Aitab tänaseks. Aga nagu te näete, siis mootor sai täiesti teise välimuse, last ka esiotse kõik, et need on tagant ja siit ja ütleme, kõik on tibendus-tobendus. Nüüd on ikkagi siit näha vähemalt midagi. Kiiresti pumpse välja küll. Pump on lihtsalt sitane, see tuleb nüüd puhtaks teha seal. Aga noh, näete, mootor on puhas ja hoopis teine välimus, siin ei ole midagi värvida vaja. Ja käis just vana kalur läbi. Üks ütles, et türa sellele mootorile tuleb panna mingisugune pumm. Või sealt, kus ta õhku imeb, sinna tuleb seda lasta. Seda... Aga see on juba järgmises osas. Järgmises osas, kuidas me selle käima paneme. Ja siis on vaja vaadata, kuidas ta käima hakkab. Sest noh, tal pidi kõik tehtud olema, nii et põhimõtteliselt ma ei näe midagi enne hooaja algust. Mul ei ole siin suurt mitte midagi teha, ütleme nii, et kui selle märts, aprill, mai tuleb püüda sellega nii kui on, sest siis on juuni, juuli on vaba ja siis on siin 30 kraadi, siis saab kõik need ülejäänud asjad ära teha. Et praegu ei ole siin suurt muffigi teha, ütleme niimoodi, sest külm on ja ma ei hakka küll siia mingit telki üles panema ja ahjusid ja värke.
et teeme tehnilise osa külge ja vaatab tegelikult aprilli keskel, kui on ikkagi soe, nagu vahepeal on siin 20 kraadi juba, siis saab muidugi teha. Siis saab üle värvida selle boksi värviga ilusti ja siia taha tuleb uus see punker teha. Ja see osa siia tuleb peale ehitada ja kus navid ja särgid lähevad ja uus rool on vaja. Aga ütleme nii, et täna on läbi, nii et jätkame juba homme, nii et jälgige.